Täna räägime tolmeldajatest ja toidutootmisest ja sellest, et miks me vajame tolmeldajaid, mis on nende tähtsus põllumajanduses ning mida me kõik saame ära teha, et toidutootmine oleks jätkusuutlik ja tolmeldajad jääksid ikka meiega. Tolmeldamine on looduses selline pika evolutsiooni vältel kujunenud protsess, kus väga paljud liigid on astunud sellisesse sümbioosi. Õistaimed vajavad putukaid ja teisi loomadest tolmeldajaid ning needsamad loomad ise vajavad neid samu õisi, keda nad tolmeldavad. Ligikaudu 80% looduslikest taimeliikidest vajab putukatest ja teistest liikidest tolmeldajaid ja hinnanguliselt on neid umbes 250 000 taimeliiki ja neid tolmeldab 100 000 kuni 200 000 liiki tolmeldajaid. Tolmeldajad on väga erinevates liigirühmades, organismirühmades. Meile tuntud on kimalased, aga mesilaselaadsete hulgas veel ka väga paljud teised mesilaste rühmad, erakmesilased ja nii edasi, aga ka mardikad, nahkhiired, linnud ning paljudki teised, keda meil siin Eestis võib-olla vähem tolmeldajatena tuntakse. Tolmeldamise puhul on huvitav veel see, et tegu on sageli väga spetsialiseerunud sümbioosiga ehk siis kooseluga. Vahetevahel on nõnda, et mõnel tolmeldajal on ainult üks või paar taimeliiki, kelle õietolm talle sobib, keda tema oma elu käigus kasutab, või siis vastupidi, et taimeliigile on mõni spetsiaalne tolmeldaja ja keegi teine tema tolmeldamiseks tööd ära teha ei suuda. Siin parempoolsel pildil on näiteks kullerkupp, kelle tolmeldajateks on kullerkupu kärbsed, neid on Eestis 5 liiki ja nende kärbeste elu on küll väga tihedalt kullerkupuga seotud. Seal nad elavad, seal nad kasvatavad oma järglasi, õietolmu nad söövad ja samal ajal siis ka tolmeldavad kullerkuppe. Ilma kullerkuputa nende elu ei oleks ka võimalik. Meile, inimestele, on tolmeldamine looduse hüve. Ehk siis võib-olla natukene koledama nimega ökosüsteemi teenus või selline looduse omadus, mida me tõepoolest hädasti vajame selleks, et ise hästi elada. Tolmeldamine loob eeldused selleks, et meil on mitmekesine toidutootmine ja teiseks aitab ta hoida maailma sellisena, nagu meie teda vajame, tolmeldades kõiki looduslikke taimeliike ja hoides seda looduslikku mitmekesisust ja looduslikke protsesse. Nii et meie ka inimestena peame hindama ja peame oskama hinnata tolmeldajaid nii otsest kui ka nende kaudset mõju meile. Kui nüüd toidutootmisest rääkida, siis ligikaudu 150 Euroopas kasvatatavat põllukultuuri vajab tolmeldajaid ja just putukatest tolmeldajaid. Neid hinnanguliselt on see umbes 84% meie kasvatatavatest kultuuridest ja kuigi koguseliselt ei ole need mahud samasugused, sest et koguseliselt me kasvatame kõige rohkem just tuultolmlevaid teraviljasid, siis tolmeldajate käe alt või tolmeldajatega koostöös tulevad meie toidulauale just sellised kõige mitmekesisemad toidud, erinevad marjad, puuviljad, maasikad, õunad ja nii edasi. Hinnanguliselt maailmas umbes 30% inimeste tarbitavast toidust saadakse tänu tolmeldajatele. Ja samamoodi on püütud hinnata siis, et mis juhtub, kui tolmeldajad meie elust kaoksid, siis hinnanguliselt on arvatud, et näiteks 21. aastal see et 21. aastal tehtud hinnangu järgi tolmeldajate kadu kahandaks tervikuna toidutoodangu väärtust mitmesaja miljardi dollari võrra aastas. Selle võrra jääksime me vaesemaks mitte ainult rahaliselt, vaid ka siis nende tarbitavate võimaluste poolt. Kõige selliseks tähelepanuväärsemaks tolmeldajaks on peetud meemesilast ja seda ta ka on. Meemesilane on siis nii-öelda kodustatud mesilaseliik, keda täna looduses sellistes arvukustes enam ei ole ja suuremalt jaolt on ta ka loodusest kadunud üle maailma, kuid ta on väga arvukas siis nii-öelda
kodus peetav ja tööstuslikult peetav tolmeldaja. Ja tõepoolest meie mesilase näol on tegu ühe väga-väga usina ja väga vajaliku liigiga, kes suure osa sellest tolmeldamise hüvest põllukultuuridele on seni pakkunud ja pakub ka edaspidi. Ja sageli kasutataksegi meie mesilasi ka niimoodi nagu välja renditatuna, et renditakse meie mesilasi välja siis suurte põldude äärde, viiakse neid parasjagu õitsvaid taimi tolmeldama. Aga meie mesilane ei ole, ta on siiski ainult üks liik ja kui me varasemalt mainisimegi, et väga sageli on see tolmeldamise teenus hästi spetsialiseerunud, siis meie mesilasest kindlasti üksi ei piisa, et kogu seda õistaimede mitmekesisust ise ära katta, ega ka meie toiduviljade mitmekesisust ise ära katta. Uuringud nüüd aina rohkem näitavad seda, kui tähtis on just ka see looduslike tolmeldajate mitmekesisus ja kui suur on selle tähtsus toidu tootmisel. Nimelt on erinevates töödes leitud, et mitte ainult tolmeldamine ise, vaid ka see, et kui mitmed liigid mingisugust kultuuri tolmeldavad, kui suur on see erinevate tolmeldajate mitmekesisus, looduslik mitmekesisust, et sellest sõltub ka saagi nii-öelda kvaliteet ja viljade suurus. Ja sageli ka selliste meie kultuurtaimede puhul, mida on aretatudki olema ise viljuvad, et nad justkui tolmeldajat ei vajakski, siis ka tegelikult sellistel puhkudel tolmeldamine alati, kui on tegu putuktolmleva liigiga, alati aitab kaasa suuremale saagikusele ja paremale kvaliteedile. Näiteks siin on üks näide siis maasikast, ühest tehtud tööst, kus isetolmlemise tulemusel saadavad viljad on vähem kvaliteetsed kui mitmekesiste tolmeldajate külastatud võitest tulnud viljad. Ja samamoodi on leitud seoseid looduslike mesilaseliikide arvukuse ning õunasaagikuse, õuntesaagi vahel. Nii et ka sellistel puhkudel, kui meile põllumajanduses tundub, et meie mesilane ajab asja ära, siis siiski looduslikud mesilased, looduslikud tolmeldajad, erinevad tolmeldajaliigid on need, kes tagavad meile selle toidutootmise mitmekesisuse ja ka saagi kvaliteedi. Eestis on tolmeldajatest sõltuvaid põllukultuure omajagu. Siin on üks joonis, mida saate pärast uurida, et siin on siis näidatud, et kui suures ulatuses vastaval kultuuril, vastaval viljal, siis see kvaliteet ja lõppsaagikus sõltub putuktolmlemisest. Õunapuust, vaarikast, ebakudooniast kuni siis herneste ja arooniateni vähemalt osaliselt meie põllukultuurid vajavad putukatest tolmeldajaid. 2021. aastal kasvatati Eestis selliseid tolmeldajatest sõltuvaid kultuure ligikaudu 12% meie põllumajandusmaast, enim siis talirapsi ja põldhernest, aga tähele tasub panna hoopis just seda, et just needsamad nii-öelda meie toidulauda mitmekesisena hoidvad kultuurid, mis annavad meile erinevat laadi kodumaist toitu, et just nendest väga paljud sõltuvad putuktolmlejatest ja see on ka nii-öelda üks oluline aspekt, mida me siin Eestis peame silmas pidama. Kui nüüd rääkida tolmeldajate seisundist, siis olete kahtlemata kuulnud, et üleüldse maailmas loodusliku mitmekesisuse käsi käib kehvasti ja suured maastikumuutused ja inimese suur mõju on avaldanud oma sellist negatiivset mõju ka meie looduslikule mitmekesisusele ja meid ümbritsevatele liikidele. Ja sellest ei ole nii-öelda pääsenud ka tolmeldajad. Kui me vaatame maailma mastaabis, siis maailmas on nõnda, et tolmeldajaid kokkuvõtlikult saab öelda, et tolmeldajaid jääb aina vähemaks, aga sõltuvus tolmeldamisest aina kasvab. Hinnanguliselt umbes 16% selgroogsetest tolmeldajatest ja 40% selgrootutest
on ohustatud ja tolmeldamisest sõltuvate kultuuride tootmine viimase 50 aasta jooksul on kasvanud ligi 300%, mis tähendab, et samaaegselt meil nii-öelda liikide arvukus kahaneb, ja tolmeldajate arvukus kahaneb, liikide arv väheneb, aga tolmeldamist vajame me rohkem kui kunagi varem. Euroopas on hinnanguliselt putukate arvukus ja liigirikkus samuti tugevas languses. Näiteks on üks pikaajalisemaid seireid olnud rohumaaliiblikate osas ja nende arvukust väljendav indeks on viimase siis 30 aastaga kahanenud 50%. Ja kui võib-olla kõige sellisemad hoiatavamad näited tulevad Saksamaalt, kus on viimasel ajal ilmunud töid, mis on vaadanud pikaajaliselt putukate seisundit ja leidnud, et näiteks viimase 10 aasta jooksul on seiratud rohumaadel lülijalgsete ehk siis kelle hulka kõik putukad siis kuuluvad, langenud nende biomass on rohumaadel langenud ligi 70%, arvukus ligi 80% ja liigirikkus 30% ringis. Ja need viimase 10 aasta trendid on loomulikult väga murettekitavad ja tekitavad ka küsimuse, et milles siis asi ja mida me saaksime teha, et tolmeldajate ja teiste putukate seisundit parandada. Eestis on käimas iga-aastaselt või pisut harvem kimalaste ja päevaliblikate seire. Kimalasi seiratakse põllumajandusmaastikes, päevaliblikaid ka riikliku seire raames ja nende puhul on rõõm öelda, et vähemalt viimasel kümnendil see arvukus ja nende näitajad on püsinud mõnevõrra stabiilsed, kuid selliseid trende tuleb ikkagi jälgida, sest näiteks ka Eestis on selgelt näha, et mahepõldude servades ja sellistes mitmekesistes maastikes on kimalasi oluliselt rohkem kui näiteks üksluistes põllumajandusmaastikes, mis meil on Kesk-Eestis ja jah, just Kesk-Eestis. Et mis siis seda tolmeldajate sellist olukorda täna mõjutab? Et millised on need raskused, millega tolmeldajad kokku puutuvad? Et ühte me juba mainisime, need nimelt sellised maastikumuutused on tervikuna kogu elustikule, mitte ainult tolmeldajatele, üks suuremaid raskusi, millega rinda pista. Inimene on oma käe järgi väga palju meie ümbritsevast loodusest, meid ümbritsevatest pindadest oma käe järgi ümber kujundanud ja teinud nad mõnevõrra või täielikult sobimatuks paljudele teistele liikidele. Tolmeldajate puhul sellised üksluised põllumajandusmaastikud, kus on suured põllud ja väga kitsad põlluservad, need maastikud ei sobi ei pesitsemiseks ega paku ka nii-öelda aastaringset või kogu elutsükliks vajalikku toidubaasi. Ehk siis sellistes väga ühtemoodi maastikes on tolmeldajatel ringi liikumine raske, neil on väga raske leida seal sobivat pesitsuskohta ja veelgi raskem on leida siis pidevat toidubaasi kui selliseid kohakesi, kus saaks oma lemmikuid õisi külastada või üleüldse õisi külastada, on maastikus vähe. Arvestama peab, et kui meemesilane ja ka mõned kimalased võtavad ette päris pikki retki, siis et leida endale sobivaid selliseid tolmeldatavaid taimi või kust koguda siis nektarit ja õietolmu. Aga väga paljud nendest samadest looduslikest tolmeldajatest liiguvad ikkagi üsna väikeseid vahemaid, hinnanguliselt seal 100-200 meetrit, nii et nende kogu maailm mahub üsna väiksesse raadiusesse ja just nendes raadiustes me peamegi ka mõtlema, kui me mõtleme, millised maastikud on tolmeldajatele sobilikud ja millised mitte. Pestitsiidid on loomulikult üks tegur, mis globaalselt Euroopas ja ka meil
tolmeldajaid ja putukaid mõjutab. Tolmeldajad ei ole kunagi pestitsiidide või taimekaitsevahendite puhul siis nende sihtmärk, aga nad ei suuda ka nii-öelda kasulikke putukaid kahjulikest eristada, nii et sellise pestitsiidide maastikku lekkimise ja üleüldse pestitsiidide all kannatavad ka need, kellele need mõeldud ei olnud. Ja kui põllud on väga suured ja nii-öelda puhveralasid nende ümber on vähe, siis need väetised ja pestitsiidid triivivad ka põlluserva ja loodusesse ja vaikselt mõjutavad sealgi edasi. Meemesilaste käekäik on ka selline viimasel ajal muret tekitanud, sest et on selliseid ootamatuid perede hukkumisi, millel on samuti väga mitmetahulised, ütleme, tagajärjed või mitte tagajärjed, vaid ka põhjused pestitsiididest, haiguste ja parasiitideni, aga ka näiteks muutuv kliima on see, mis mõjutab nii meemesilasi kui ka tegelikult looduslikke mesilasi. Ka neid mõjutavad kuumus, põud või kehvad talved, mida on raske üle elada või millega pole harjutud. Täiesti uute selliste ohuteguritena on aga kujunemas ka näiteks valgusreostus, mille ohtusid on alles viimasel kümnendil hakatud uurima. Valgusreostus ehk siis pidevalt kuskil põlevad lambid, öine valgustatus häirib väga paljusid loomi, kaasa arvatud siis väga paljusid putukaid, väga paljusid lendavaid putukaid, aga mitte ainult, nad põhjustavad häireid elutsüklis ja viivad selliste kaskaadsete efektideni kogu looduses. Nii et valgusreostuse sellistest suurematest tagajärgedest me kindlasti kuuleme lähiaegadel ka, kui neid uuringuid lisandub. Samamoodi on hetkel veel uurimise all, aga juba kogunemas informatsiooni selle kohta, et mida teevad erinevad enneolematud saasteallikad, näiteks mikroplastiku kogunemine loodusesse ja loomadesse ja selle ringlemine ning erinevad sellised igavesed saasteained, mida ka inimene on disaininud ja mis looduses ringlevad. Et ka nende mõju me alles täna avastame ja saame teada, et millist rolli nad mängivad siis nii-öelda putukate suuremas heaolus. Siin on üks selline joonis, mille nimi on inglise keeles on ta siin esitatud, aga mille pealkiri on Surm läbi 1000 lõike ehk siis ka see putukaid mõjutav pilt on väga mitmekesine. Siin on väga palju erinevaid tegureid, mis üheaegselt siis kogu seda elustikku ja erinevaid liike erineval moel mõjutavad. Nii et sageli on see selline komplekt või kokteil, kui soovite, erinevatest negatiivsetest teguritest, mis lõpuks siis ühele või teisele võib saatuslikuks saada. Ja kuidas siis tolmeldajate käekäiku parandada? Kui hästi lihtsustatult öelda, siis tolmeldajad vajavad toidubaasi, mis kestaks aasta ringi või nende elutsükli ringi, ehk siis kevadest sügiseni, mitte talvisel ajal ei ole vaja, aga siis, kui nad kevadel asuvad tegutsema ja kuni sügiseni välja, kui nad lõpetavad sellise aastase tsükli. Ja see toidubaas peab olema selle võrra pidev, et ei piisa sellest, kui raps ühe korraga õitseb ja pärast seda midagi ei ole. See ei ole pikaajaline nii-öelda jätkusuutlik lahendus, aga samuti ei piisa sellest, kui see toidubaas on väga üksluine, et see toetab siiski ainult väheseid liike. Ka peab mõtlema sellele, et neid õisi, neid taimeliike, mida tolmeldajad külastada saavad, et neid oleks nendes samades maastikes ikkagi rohkelt ja nii nagu looduses on. Lisaks vajavad tolmeldajad aga ka pesapaika ja need pesapaiga nõudlused on väga erinevad, kes pesitseb kõrte sees, mis on üle talve püsinud, kes pesitseb kulus, kes pinnases, kes seinte sees, müüride sees
need pesitsemisvõimalused ja vajadused on väga erinevad ja ka sellele peab maastikus mõtlema, et erinevaid pesitsusvajadusi nii-öelda rahuldada ja pakkuda võimalikult mitmekesisele tolmeldaja kooslusele siis võimalust oma pere üles kasvatada. Mida me saame ise teha selleks, et tolmeldajaid oleks meie maastikes rohkem? Eesti niidukooslused, pärandniidud on väga olulised tolmeldajate mitmekesise ökosüsteemi elupaigad. Eesti niitudel on palju tolmeldajaid, seal on ka palju õisi, õistaimi ja ka palju pesitsusvõimalusi, nii et sellised pikaajalised niidud, mis on püsinud ja mis on liigirikkad, need on kindlasti tolmeldajatele väga vajalikud ja nende hoidmine aitab ka neid väga palju. Lisaks meeldivad väga paljudele tolmeldajatele, muuhulgas liblikatele, kimalastele sellised poolavatud metsaservad, kus siis päike paistab ja erinevad taimeliigid kasvavad, kuid puud pakuvad pisut tuulevarju ja ei ole nii pime samas kui tiheda metsa all. Nii et sellised poolavatud metsaservad on maastikus ka väga teretulnud väga paljude tolmeldajate poolt. Me saame ka ise rajada erinevaid õiterohkeid alasid sinna, kus muidu õisi napib. Näiteks põllumajandusmaastikes on nüüd kujunemas selliseks üheks võtteks selliste õierohkete ribade rajamine maastiku põldude vahele või põllu sisse, mida siis tolmeldajad saavad kasutada toitumispaikadena ja liikumispaikadena. Ja meil kõigil on võimalus rajada erinevaid õiterohkeid kohti sinna, kus muidu paistab õisi nappivat. Peame ka vaatama selle pilguga, et ärme raiska maad, et äkki meie aed, äkki sinu aed või sinu muruväljak saab olla üks nendest kohtadest, kus lisaks saab vahetevahel peatuda ka mõni tolmeldaja, kas toituda või pesitseda, ehk siis tasub vaadata oma ümbrust, oma õueala sellise pilguga, sellise tolmeldaja pilguga, kes vaatabki maailma paarisaja meetri raadiuses ja otsib seal endale sobivat elukohta. Ja ei maksa ka kasutamata jätta erinevaid võimalusi luua ja näha neid tolmeldajate tugialasid kõikjal, kus nad saavad olla. Näiteks võiksid päikesepargi alused olla õiterohked ja tolmeldajatele ka pesitsemiseks sobilikud, kõik tingimused selleks on seal loodud. Teeservad saavad olla hooldatud nii, et nad saavad samal ajal pakkuda ka tuge tolmeldajatele, aga miks mitte ka tavalised muruplatsid saavad olla hüppelauaks väikeste lillelaikudega erinevatele tolmeldajatele. Ja kõige olulisemana vast me kõik peame hoidma ja uurima loodust, tundma selle toimimist ja kui vaja, siis seisma selle eest, et looduse mitmekesisus oleks kaitstud. Põllumajandusmaastikes tõepoolest selline üksluine põllumajandusmaastik ja üksluises maastikus toidu tootmine on kõige ohustatum. Ehk siis ta on kõige vastuvõtlikum erinevatele ilmastikuteguritele, muutustele, kahjuri puhangutele ja ei ole nii-öelda kõige sellisem vastupidavam või ka kliimamuutustele vastupidavam süsteem. Ja ka liike on üksluises põllumajandusmaastikus vähem, nii lindudest kui lindudest putukateni. Nii et sellised mitmekesised põllumajandusmaastikud, kus põllud on liigendatud, kus kasvatatakse erinevaid kultuure, kus vahelduvad metsatukad ja niidud põldudega, need on kindlamad ja vastupidavamad nii tootjale kui ka paremad elupaigad ja pesitsuspaigad kõigile nendele elustikurühmadele, kes tegelikult põllumeest aitavad, on nad siis tolmeldajad või siis looduslikud kahjurivaenlased põllukahjuritele. Nii et võib-olla püüaksime näha või oleks rõõm, kui me näeksime palju selliseid liigendatud ja mitmekesiseid õiterohkeid paljude võimalustega põllumajandusmaastikke tulevikus aina rohkem. Mida siis siit koju kaasa võtta?
Esiteks, et tolmeldajad on toidutootmisel hädavajalikud ja meie toidulaua mitmekesisuse tagamisel samuti asendamatud. Tolmeldajate seisund maailmas halveneb, aga see ei pea niimoodi olema. Me peame ise vaatama ja me oskame adresseerida neid tegureid, mis tolmeldajaid halvasti mõjutavad. Me saame vaadata, et maastikumuutused ei oleks neid kahjustavad, me saame täpsemalt ja sihipärasemalt kasutada taimekaitsevahendeid. Me peame arvestama kliimamuutuste mõjudega ja saame palju ära teha ka selles, et valgusreostus või mikroplastik ei liiguks sellistes mahtudes loodusesse, mida nad täna teevad. Mitmekesisus on vastupidavus, nii tolmeldajate mitmekesisus, nagu nägime, pakub erinevaid nii-öelda saagikindlusi, aga mitmekesisus ka maastikes tagab selle, et see on elupaik väga paljudele. Ja lõpetuseks me saame igaüks tolmeldajate heale käekäigule kaasa aidata, kas või siis sellega, et vaatame maailma tolmeldaja pilguga, vaatame ringi siin paarisaja meetri ulatuses ja püüame leida ja hoida ja luua neid paikasid, mis tolmeldajatele pesitsus- ja toitumispaigaks on. Lõpetuseks tahan tutvustada ka ühte väga toredat plakatit, mille Rohelise Kooli algatus ja Peipsi Koostöökeskus ja Tartu Loodusmaja on teinud, kus üsna kaunis pildikeeles selgitatakse nii tolmeldajatest sõltuvate taimeliikide ja põllukultuuride nii-öelda omadusi, kui ka siis tutvustatakse meie peamisi tolmeldajaid. Nii et saate tutvuda, et millise panuse annavad tolmeldajad jätkusuutliku toidu kasvatamisse. Suur tänu kõigile, aitäh kuulamast ja kui on vaja, võtke aga ühendust ja räägime edasi.